Tervist! YouTube'ist võib leida hulganisti tagasivaateid, kus inimesed, kes on aastaid ja mõnel juhul aastakümneid teinud jõusaali treeninguid, vaatavad tagasi ajale, mil nad nendega alles alustasid. Ja loevad üles asjad, mida nad teeksid teistmoodi, kui alustaksid nüüd. Teen siinkohal sellistest vigadest väikese kokkuvõtte, et sinu algus oleks kergem, tõhusam ja lõbusam. Stiilis internetist leitud pluss omad kogemused. Ma ei saa öelda, et need välja toodud vead oleksid siinkohal kirjas tähtsuse järjekorras. Tulistan laias laastus nii, nagu pähe tuleb. Üks sagedastest deemonitest, millega algajal tuleb sageli rinda pista, on ebarealistlikud ootused. Jõutreening annab eriti alguses väga häid tulemusi ja kiireid tulemusi, ent päris kindlasti ei saa olema nii, et kui sa lähed esimest korda saali ja väljud sealt, siis on su biitsepsi ümbermõõt tõusnud 10 sentimeetrit ja kõhu peal on kohe six-pack. Ma soovitan võtta jõutreeninguid kui elukestvat maratoni, mitte sprinti. Kui sa ei ole kunagi raskuseid tõstnud, siis võtab lihasmassi jõu ja vastupidavuse kasvatamine aega. Kui treenid targalt ja regulaarselt, siis on tulemused kiiremad. Kui käid jõusaalis peamiselt instapilte tegemas ja 2 korda kuus, siis on areng natukene aeglasem. Kui su eesmärgiks on kaalulangetus, siis mõtle, kui pikalt sa seda kõhtu kasvatanud oled, mis sul üle püksi ääre ripub. Kui oled kasvatanud 15 aastat, siis ei ole sest võimalik lahti saada 2 kuuga. Aga kui sa oled järjekindel ja teed sihikindlat tööd ja vaatad üle oma toitumise, siis hakkab vats aegamisi kaduma. Teine väga levinud viga on enese võrdlemine teistega. See kutt, kes su kõrval 100-kiloseid hantleid loobib, hoidis võib-olla neid hantleid käes juba siis, kui ta sündis. Ta on 25 aastat regulaarselt trenni teinud ja nii meie vahel öeldes, kui ma ta füüsist vaatan, siis on mul mõningaid kahtluseid sees osas, milliseid abivahendeid ta on oma praeguse vormi saavutamiseks kasutanud. Sina võrdled ennast iseendaga, sest see on ainus võrdlus, millel on mõtet. Ole täna parem kui eile ja luba enesele, et homme oled veel parem kui täna. Kui alles alustad oma jõusaali treeninguga, siis tee enesest pilti. Ja kui sa oled tubli ja oled käinud 2 korda nädalas saalis, siis tee enesest pilti uuesti 3 kuu pärast. Pane nüüd need pildid kõrvuti. Ja kui sa neid pilte võrdled, siis näed kohe, kui palju oled enesele märkamatult muutunud tugevamaks ja ilusamaks. Viga number 3. Sa kasutad jõusaalis ainult masinaid. Masinate kasutamises ei ole iseenesest midagi halba ja ka ma ise kasutan neid väga palju, ent algajana ei tohi sa ainult nendesse kinni jääda. Jõumasinad on ühest küljest suhteliselt ohutud, ent teisest küljest on need tehtud keskmist kasvu keskmisele inimesele ja võimaldavad ainult fikseeritud liikumissuunda, mis tähendab, et sinu jaoks ei pruugi need tegelikult olla hea variant. Parimal juhul tähendab see, et need on vähe efektiivsed ja halvimal juhul võib nende kasutamine tõsta vigastusriski. Ma olen jõusaalides kohanud näiteks rinnalihase ja õlamasinaid, mille kasutamist ma kindlasti ei soovita. Mistõttu on lihtne reegel see, et kui mõni masin tundub sulle ebamugav ja mis veelgi hullem, selle kasutamine tekitab valu, siis proovi esmalt seda enesele sobivamaks sättida. Ja kui see ebamugavust või valu ei kõrvalda, siis kasuta hantleid, kange või kaablit. Algaja jaoks ei ole masinad alati ka kõige parem variant seetõttu, et need isoleerivad lihaskasutust, ehk siis arendavad ainult kindlaid lihaseid, samas kui vabade raskustega harjutused, näiteks sellised baasharjutused nagu jõutõmbed ja kükid ja rinnalt surumine, panevad tööle suurema hulga erinevaid lihaseid, mis on algajale kindlasti parem variant. Isoleerivate harjutuste liigne kasutamine ehk siis see, kui sa teed harjutusi ainult ühele lihasgrupile, ongi veel üks tüüpiline viga, mida jõutreeningutega alustades tehakse. Ma näen jõusaalis pidevalt, kuidas mingi suva ülo seisab tund aega ühel kohal peegli ees ja teeb selle aja jooksul 200 seeriat küünarvarte kõverdamist hantlitega. No ära ole nagu see ülo, ära ole nii loll. Jõusaalis tuleb arendada kõiki lihasgruppe ja lisaks isoleerivatele harjutustele tuleks selleks kasutada ka mitut liigest hõlmavaid baasharjutusi, nagu juba mainitud jõutõmbed, raskusega kükid ja rinnalt surumised.
Algaja viga vist juba number 5. Sa kasutad ainult kergeid raskuseid ja ei tõsta neid mitte kunagi. Ma ei ütle, et 10 aastat samade kõige kergemate hantlitega vehkimine on täiesti mõttetu. Ilmselgelt on sellest su tervisele siiski rohkem kasu kui see, kui sa samal ajal sügaksid kodus oma aina suuremaks muutuvat perset. Ent kui sa tahad mingis suunas areneda, siis pead sa esiteks kasutama ka suuremaid raskuseid ja teiseks, mis on veel olulisem, neid raskuseid järk-järgult suurendama. Ma pühendan tulevastes videotes kõvasti aega sellele, milliseid progressiooni põhimõtteid võiks erinevate eesmärkide saavutamiseks kasutada. Ent üldine reegel on see, et tõsta aeg-ajalt kas raskuseid, seeriate arvu või korduseid seerias ja ole ses osas järjekindel. Näiteks, kui sa teed sel nädalal mõnda harjutust 5-kiloste hantlitega 3 seeriat 8 korda, siis järgmisel või ülejärgmisel nädalal tee 9 või 10 korda, ülejärgmisel nädalal või ülejärgmisel nädalal 11 või 12 korda. Ja siis juba tõsta kas seeriate arvu 4 või tõsta raskust 6 kilole ja vii korduste arv näiteks 6 või 7. Ja mis on väga oluline, normaalse arengu saavutamiseks ei pea sa sooritama harjutust seni, kuni hantel sulle pähe kukub. Piisab, kui sa jätad varusse 4-2 kordust, ehk siis tee harjutust piirini, kus sa tunned, et sa saaksid sama tehnikaga teha seda veel paar korda. Aga ole siis osas aus. Sa suudad tegelikult rohkem, kui sa esialgu arvad. Üheks väga tüüpiliseks algaja veaks on see, et sa ei küsi abi. Omast kogemusest ütleksin ma, et jõusaalis viibides on tõesti sageli selline tunne, et kõik inimesed on nii endasse tõmbunud ja kinnised, et nendega lihtsalt ei tohi suhelda. Ent tegelikult on valdav enamik jõusaalis treenijaid väga toredad ja lahked inimesed, kes sind hea meelega aitavad. Kui sa alles alustad oma jõusaali teekonda, siis tuleb sul päris kindlasti ette olukordi, kus sa ei ole kindel, kuidas mõni masin töötab või mida sellega üldse peaks tegema. Ja siis on alati mõistlik abi küsida. See on täiesti normaalne ja mitte keegi ei vaata selle peale sulle viltu. Järgmiseks tüüpiliseks veaks on toitumise ja vee tarbimise vähetähtsaks pidamine. Pikalt ma sellele ei peatu, ent siin mõned soovitused. Enne jõusaali treeningut tarbi süsivesikuid, sest muidu sa lihtsalt ei jõua saalis midagi teha. Jõusaalis joo vett, et kompenseerida vedeliku kadu ja pärast treeningut söö valku, et lihas saaks kasvada ja muutuks tugevaks. Vaata, see läheb isegi riimi. Süsivesik, valk ja vesi, sõbrad kolmekesi. Järgmine punkt, lihasgruppide jaotus. Ma pean idiootseks ja meie arusaamadega lihasarengust vastuolus olevaks soovitusi, et sa peaksid keskenduma ühes treeningus ainult ühele lihasgrupile. Kui keegi tuleb sulle rääkima, et sa peaksid tegema näiteks esmaspäeval ainult tuharalihase harjutusi, kolmapäeval treenima ainult rinnalihast ja reedel ainult triitsepsit, siis sa võid sellise inimese südamerahuga perse saata, sest ta on lihtsalt loll. Ma ei hakka siinkohal isegi seletama, miks selline bro-split soovitus on jama, ent jätke meelde see, et eriti juhul, kui sa oled algaja, on ülimalt oluline anda igas treeningus koormust kõigile lihasgruppidele. Jah, kui sa oled juba paar aastat jõusaalis käinud, siis me võime hakata rääkima uuringutest, mille kohaselt on ennekõike oluline maht nädalalõikes, mitte lihasgruppide täpne jaotus treeningpäevades. Ent esimesed paar aastat on väga oluline, et sa treeniksid igas treeningus kõiki lihasgruppe. Ja tunni ajaga teeb ringi peale, kui mõistlikult planeerida. Hakkamegi peamiste algaja vigadega ühele poole jõudma, ent tahaksin veel välja tuua vale arvamuse, mille kohaselt on jõusaalis maksimaalse kasu saamiseks tarvis harjutusi pidevalt varieerida. Ehk siis muuta nii, et sa ei tee 2 järjestikuses treeningus samale lihasgrupile sama harjutust. Mulle isiklikult väga meeldib harjutusi muuta, sest see aitab mul vältida rutiini. Ent eriti siis, kui sa alles alustad, on mõistlik harjutusi väga sageli mitte vahetada. Esiteks ei anna see erilist efekti, nagu näitavad arvukad teadusuuringud. Ja teiseks on sul nii raskem oma arengut jälgida ja pidevalt raskust, korduseid või seeriaid lisada. Ja see, nagu ma juba mainisin, on äärmiselt oluline.
Siinkohal tõmbagi joone alla, ent kui sul on mulle soovitusi lisaks anda, siis võid vabalt kirjutada kommentaaridesse või otse mulle. Vaatage üle mu eelmine video, kus ma jagasin näpunäiteid, mida silmas pidada, kui sa alles alustad jõusaali treeninguid. Järgmises videos räägin ma jõusaali kirjutamata reeglitest, mida on eriti oluline teada neil, kes alles hantlite ja kangiga tutvuvad, ent mida võiks aeg-ajalt enesele meelde tuletada ka jõusaaliga juba ammu sina peal olevad inimesed. Jõusaalis näeme!